Kuidas Savisaare tasuta ühistransport muutis Tallinna elanike registri rahavooks. Kujutage ette, teie postkasti ilmub roheline plastikkaart, mille peal seisab tasuta sõit. Teie naabrid räägivad sellest nagu imest. Televiisoris kordab linnapea, et see on kingitus rahvale. Aga kui te teaksite, et selle kaardi taga peitub mehhanism, mis ühe öö jooksul suunas miljoneid eurosid teie koduvalda eelarvest Tallinna kassasse. Kui te teaksite, et iga kord, kui te selle kaardi validaatorile lähedale viite, salvestab süsteem mitte ainult teie liikumist, vaid kinnitab ka teie staatust maksumaksjana, kelle raha ei kuulu enam teie koduvallale. Kui te teaksite, et see tasuta transport maksis teie naabervallale hinna, mida nad ei suutnud kunagi tagasi võita. Jaanuaris 2012, kui Edgar Savisaar esimest korda avalikult välja ütles sõnad tasuta ühistransport kõigile tallinnastele, peatus Eesti hetkel. Ajakirjanikud vaatasid teda nagu hullunud visionääri. Opositsioon nimetas ideed populistlikuks fantaasiaks. Majandusteadlased arvutasid, et Tallinn kaotab piletitulust 12–14 miljonit eurot aastas, summa, mis tähendaks kas maksutõusu või teenuste kärpimist. Aga Savisaar ei taganenud. Ta teadis midagi, mida teised ei näinud. Ta teadis, et Eesti maksusüsteemis peitub lõhe, mille kaudu saab ümber suunata mitte miljoneid, vaid 10 miljoneid eurosid. Ja ta teadis, et inimesed on valmis oma ametliku elukoha muutma ühe bussipileti hinna nimel. Märtsis 2012 ilmusid Tallinna tänavatele telgid. Linn nimetas seda rahvaküsitluseks. Opositsioon nimetas seda tsirkuseks. Telkide juures seisid Keskerakonna aktivistid, kes selgitasid eakatele naistele, kuidas märkida rist õigesse kasti. Küsitlusel osales 20% hääleõiguslikest tallinnastest. Neist 75,5% ütles jah. Kas see oli demokraatia? Või etendus, mille tulemus oli ette teada juba enne esimese telgi püstitamist? Aga numbrid olid paberil. Savisaar võis nüüd öelda, rahvas on rääkinud. Septembris 2012, kui Tallinna linnavolikogu võttis vastu ametliku otsuse minna üle tasuta ühistranspordile, algas midagi, mida ükski Eesti linn polnud varem näinud. Tallinna linnavalitsus käivitas kampaania, mis väliselt näis nagu teavitustöö, aga sisuliselt oli see kõige agressiivsem maksumaksjate jahipidamine Eesti ajaloos. Reklaamid ajalehtes, kleepsud busside külgedel, telereklaamitunnid, kõik kandsid sama sõnumit, registreeri end tallinnaseks. Sõida tasuta. Aga mitte keegi ei rääkinud sellest, mis juhtub teie koduvalda eelarvega, kui te seda teete. Sügise ja talve jooksul hakkasid Tallinna rahvastikuregistri osakonnas telefonid helisema varahommikust hilistesse õhtutundideni. Inimesed küsisid, kas ma pean tõesti Tallinnasse kolima? Kas piisab, kui ma registreerin end oma sõbra juurde? Kas keegi kontrollib? Vastused olid rahustamise kunst. Ei, te ei pea füüsiliselt kolima. Jah, piisab ametlikust aadressist. Ei, keegi ei tule teie uksele koputama. Ja nii algas massiline, fantoomtallinlaste loomine inimesed, kes elasid Viimsis, Raes, Sauel, Harku vallas, aga kelle ametlik aadress oli nüüd Tallinnas. Mõnikord tuttava korteris. Mõnikord üürikorteris, kus nad polnud kunagi käinud. Mõnikord garaažis, mille aadress oli lihtsalt number paberil. Aga miks nad seda tegid? Mitte ainult tasuta bussi pärast. Vaid seetõttu, et Eesti maksusüsteem toimib nagu vaikne konveier. Iga kuu, kui teie tööandja kannab teie brutopalgast osa riigile, jaguneb see raha kahe poole vahel. Osa läheb riigieelarvesse, osa teie ametliku elukoha omavalitsusele. 2012 aastal oli see omavalitsuse osa umbes 11,4%. Kui teie brutopalk oli 1000 eurot kuus, sai teie koduvalt teilt umbes 124 eurot. Aastas ligi 1500 eurot. Kui te registreerisite end Tallinnasse, kadus see raha teie koduvalda eelarvest ja ilmus Tallinna kassasse. Automaatselt. Ilma, et keegi oleks pidanud midagi tegema. Lihtsalt üks number muutus teises andmebaasis ja raha hakkas voolama teises suunas. Tallinna linnavalitsus teadis seda. Edgar Savisaar teadis seda. Ja nad teadsid veel midagi, Harjumaal elas 10 000 inimesi, kes töötasid Tallinnas, aga kelle tulumaks läks Viimsi, Rae, Saue, Kili, Harku valda. Need olid keskmise ja kõrge sissetulekuga inimesed, IT-spetsialistid, pangajuhid, riigiametnikud.
Inimesed, kelle aastane tulumaksukoormus oli mitte 1000, vaid 3, 4, 5000 eurot. Kui Tallinn suudaks meelitada linna vaid 1000 sellist inimest, tähendaks see umbes 1 miljonit eurot lisatulu aastas. Kui 10 000, 10 miljonit. Ja tasuta transport maksis linnale vaid 12 kuni 14 miljonit piletitulu kaotust. Matemaatika oli lihtne. Aga geniaalne. 1. jaanuaril 2013 kell 00 muutus Tallinna ühistransport tasuta. Aga mitte kõigile. Ainult neile, kellel oli roheline ühiskaart, mis oli isikustatud ja seotud Tallinna elaniku staatusega. Kaardi saamiseks tuli esitada dokument, mis tõestas, et teie ametlik elukoht on Tallinnas. Ja siis algas see, mida Tallinna linnavalitsus oli oodanud, elanike arvu plahvatuslik kasv. Jaanuaris 2013 registreeris end Tallinnasse 1 kuu jooksul tuhandeid inimesi. Veebruaris jätkus sama. Märtsis. Aprillis. Iga kuu tõi uusi nimesid, uusi aadresse, uusi maksumaksjaid. Tallinna elanike arv, mis 2012 aasta alguses oli umbes 416 000, hüppas 2013 aasta lõpuks üle 428 000. 1 aastaga lisandus üle 10 000 uue elaniku. Aga need ei olnud lihtsalt numbrid statistikas. Need olid inimesed, kelle igakuine tulumaks hakkas nüüd voolama Tallinna eelarvesse. Ja Tallinna eelarve hakkas paisuma nagu õhupall, mida pumbatakse täis raha, mis veel aasta tagasi kuulus kellelegi teisele. Tallinna Rahandusametis istusid ametnikud, kes vaatasid laekumiste graafikuid ja ei uskunud oma silmi. Tulumaksu laekumine oli ületanud kõik prognoosid. Esimese aasta lõpuks oli uute elanike pealt tulnud lisatulu umbes 10 kuni 14 miljonit eurot, täpselt piisavalt, et katta kaotatud piletitulu. Aga elanike arv ei peatunud. 2014 veel tuhandeid uusi registreeringuid. 2015 sama. 2016 Tallinna elanike arv ületas 450 000 piiri. Iga uus 1000 elanikku tähendas umbes 1 miljonit eurot lisatulu. Tasuta transport ei olnud enam projekt, mis tasub end ära. See oli muutunud Tallinna jaoks massiivselt kasumlikuks ärimudeliks. Aga kelle arvelt? Viimsi vallas istus vallavanem Haldo Oravas oma kabinetis ja vaatas eelarveprognoose, mis muutusid iga kuuga punasemaks. Viimsi oli olnud üks Eesti rikkamaid valdu, kõrge sissetulekuga elanikud, head koolid, uued lasteaiad. Aga nüüd üleöö kadusid miljonid eurod. Mitte seetõttu, et inimesed oleksid füüsiliselt lahkunud. Vaid seetõttu, et nad olid muutnud oma ametlikku aadressi. Nad elasid endiselt Viimsis. Nende lapsed käisid Viimsi koolides. Nad kasutasid Viimsi teid, Viimsi tänavalgustust, Viimsi prügivedu. Aga nende maksud läksid Tallinnasse. Oravas nimetas seda maksuterroriks. Aga Tallinn ei kuulanud. Tallinn lihtsalt võttis. Rae vallas oli olukord veel hullem. Vallavanem Mart Võrklaev pidi peatama lasteaia ehituse, sest raha, mis oli eelarves planeeritud, oli kadunud. Ta pöördus meedias oma elanike poole, paludes neil koju tagasi tulla, mitte füüsiliselt, vaid paberil, registris. Ta rääkis valla patriotismist, kogukonna solidaarsusest. Aga kuidas saad sa võistelda tasuta bussiga? Kuidas saad sa paluda inimesel valida abstraktse, valla hüve ja konkreetse, igapäevase, käegakatsutava säästu vahel? Mõned tulid tagasi. Enamik jäi. Ja Rae valla eelarve jäi auku, mida ei suudetud kunagi täielikult kinni katta. Harku, Saue, Kiili, kõik sama lugu. Harjumaa vallad, mis olid veel aasta varem planeerinud uusi koole, uusi teid, uusi teenuseid, pidid nüüd kärpima. Mitte seetõttu, et nende elanikud oleksid vaesemaks muutunud. Vaid seetõttu, et nende elanike raha oli ära võetud. Legaalselt. Süsteemselt. Geniaalselt. Aga mis toimus nende inimestega, kes said rohelise kaardi? Mis toimus nendega, kes hakkasid seda kasutama? Esiteks, nad pidid seda valideerima. Iga kord, kui nad bussile või trammile astusid, pidid nad kaardi validaatori juurde viima ja kuulma tuttavat piiksu. Linn väitis, et see on vajalik liinivõrgu planeerimiseks, et teada, millised marsruudid on populaarsed, millised mitte. Aga IT-eksperdid teadsid, et see andmebaas oli midagi palju võimsamat. Iga piik salvestas, kes, kus, millal. Iga päev, iga nädal, iga kuu.
Tallinna linnavalitsusel oli nüüd reaalajas kaart sellest, kuidas sadu tuhandeid inimesi linnas liiguvad. Millistel kellaaegadel? Millistel marsruutidel? Millistest piirkondadest millisesse? Ja kui te unustasite valideerida? Trahv kuni 40 eurot. Aga transport on ju tasuta, ütlesid inimesed kontrollijale. Jah, aga valideerimine on kohustuslik, vastas kontrollija ja kirjutas trahvi. Esimesel aastal kogus Tallinn valideerimata sõitude eest 10 000 eurosid trahve. See oli absurdne, te sõitsite tasuta, aga kui te ei tõestanud, et te sõitsite tasuta, pidite maksma. Aga see oli osa süsteemist. Süsteemist, mis õpetas inimesi kuulekusele. Süsteemist, mis muutis tasuta teenuse kontrollitavaks, jälgitavaks, hallatavaks. Ja siis oli veel üks detail, mida vähe keegi märkas, kaardivärv. Roheline. Mitte sinine, mitte punane, mitte kollane. Roheline, Keskerakonna tunnusvärv. Iga kord, kui te selle kaardi taskust välja võtsite, nägite rohelist. Iga kord, kui te selle validaatorile lähedale viisite, meenutas see teile, see hüve tuli Keskerakonnalt. See hüve tuli Edgar Savisaarelt. Ja kui Savisaar kaotab võimu, võib see hüve kaduda. See oli psühholoogiline side, mida tugevdati iga päev, iga sõiduga. Tasuta transport ei olnud lihtsalt teenus. See oli igapäevane meeldetuletus sellest, kes on teie heategija. Oktoobris 2013 toimusid kohalike omavalitsuste valimised. Edgar Savisaar ja Keskerakond said Tallinnas absoluutse enamuse, 46 kohta 79. See oli purustav võit. Opositsioon oli löödud. Ja kuigi ametlikult ei tohtinud tasuta transport olla valimiskampaania osa, teadsid kõik, et see oli täpselt see, mis oli. Iga roheline kaart oli hääl. Iga valideeritud sõit oli meeldetuletus. Iga uus tallinnane oli potentsiaalne Keskerakonna toetaja, sest kes tahaks hääletada partei poolt, mis võib tasuta transpordi kaotada. Aga kas see oli demokraatia? Või oli see midagi muud, süsteem, kus avalikke vahendeid kasutati poliitilise võimu tsementeerimiseks? Kus linna eelarvet, mis tuli maksumaksjatelt, kasutati nende endi mõjutamiseks? Kus piir avaliku hüve ja poliitilise manipulatsiooni vahel oli hägustunud nii peeneks, et seda ei suutnud enam keegi täpselt määratleda? Ja siis oli veel üks küsimus, mida keegi ei tahtnud valjusti küsida, kas tasuta transport täitis neid eesmärke, mida Savisaar oli lubanud? Kas see vähendas autostumist? Kas see muutis Tallinna rohelisemaks? Kas see aitas tõesti vaeseid peresid? 2014 aastal avaldas Rootsi Kuningliku Tehnoloogia Instituudi teadlaste meeskond uuringu, mis analüüsis Tallinna tasuta transpordi mõju liiklusele. Tulemused olid kainestav. Autoliiklus ei olnud oluliselt vähenenud. Autojuhid, kes olid harjunud autoga sõitma, jätkasid autoga sõitmist. Tasuta buss ei suutnud neid meelitada. Aga mis muutus, oli jalakäijate arv. Inimesed, kes olid varem kõndinud lühikesi vahemaid jalgsi, 500 meetrit, 1000 meetrit, hakkasid nüüd sõitma bussiga. Sest see oli tasuta. Miks kõndida, kui saab sõita? Tulemus, bussid muutusid ülerahvastatuks, eriti tipptundidel. Inimesed seisid üksteise peal. Õhk oli lämbunud. Aga see oli tasuta, seega keegi ei kurtnud liiga valjusti. Ja kas see aitas vaeseid? Jah ja ei. Jah, sest inimesed, kellel polnud raha bussipiletile, said nüüd sõita. Aga statistika näitas, et suurem osa uutest kasutajatest ei olnud vaesed. Need olid keskmise sissetulekuga inimesed, kes olid varem sõitnud autoga või jalgsi, aga nüüd vahetasid bussi vastu, sest see oli mugav ja tasuta. Vaesed olid kasutanud ühistransporti ka varem, soodustusega või toetustega. Tasuta transport ei muutnud nende elu revolutsiooniliselt. Aga see muutis Tallinna eelarvet. Ja see muutis Savisaare poliitilist positsiooni. Tallinna linnavalitsus kulutas sadu tuhandeid eurosid kampaaniatele, mis reklaamisid tasuta transporti kogu maailmas. Allan Alaküla, Tallinna esindaja Euroopa Liidus, reisis Brüsselis, Pariisis, Londonis, rääkides Tallinna mudelist kui suurest edukast sotsiaalsest innovatsioonist. Ta näitas graafikuid elanike arvu kasvust. Ta rääkis keskkonnasäästust. Aga ta ei rääkinud kunagi sellest, et see elanike arvu kasv tähendas tegelikult maksude ümbersuunamist naabervaldadest.
Ta ei rääkinud sellest, et Viimsi, Rae, Saue vallad vaevlesid eelarveaukude käes. Ta ei rääkinud sellest, et Tallinnat Edun oli ehitatud teiste kohalike omavalitsuste õõnestamisele. Kas see oli aus? Kas see oli eetiline? Või oli see lihtsalt poliitiline geniaalsus, võime näha süsteemi nõrkust ja seda ära kasutada enne, kui keegi teine jõuab seda teha? Kuid oli veel üks kiht, mida vähe keegi nägi. Tasuta transport ei olnud lihtsalt finantsskeem ega poliitiline tööriist. See oli ka eksperiment inimkäitumisega. Eksperiment sellega, kuidas inimesed reageerivad sõnale tasuta. Kuidas nad on valmis oma ametlikku elukohta muutma, isegi kui see tähendab oma koduvalla reetmist. Kuidas nad on valmis seisma ülerahvastatud bussis, kui see tähendab raha säästmist. Kuidas nad on valmis valideerima kaarti, mida nad ei pea valideerima, lihtsalt seetõttu, et süsteem nõuab seda. Tallinna linnavalitsuse arhiivides on dokumendid, mis näitavad, et juba enne tasuta transpordi käivitamist telliti psühholoogilised uuringud selle kohta, kuidas inimesed reageerivad tasuta sõnumile. Uuringud näitasid, et inimesed hindavad tasuta teenust kõrgemalt kui odavat teenust, isegi kui tegelik rahaline kasu on sama. Tasuta on maagiline sõna. See lülitab välja ratsionaalse analüüsi. See tekitab emotsionaalse sideme. Ja Savisaar kasutas seda täpselt nii, nagu psühholoogid olid ennustanud. Aga mis oli hind? Mitte ainult naabervaldadele, vaid Tallinnale endale. Tasuta transport tähendas, et linn kaotas kontrolli oma elanikkonna struktuuri üle. Tuhandeid inimesi, kes registreerisid end Tallinnasse, ei elanud seal tegelikult. Nad ei osalenud kogukonna elus. Nad ei käinud kohalike omavalitsuste valimistel hääletamas või kui käisid, siis ainult selleks, et toetada Keskerakonda, kes andis neile tasuta bussi. Tallinn muutus linnaks, kus ametlik elanike arv ja tegelik elanike arv olid kaks erinevat numbrit. Ja see tähendas, et kõik planeeringud, koolid, lasteaiad, haiglad, teed põhinesid valel andmel. Kas keegi Tallinna linnavalitsuses mõtles sellele? Või oli lühiajaline poliitiline võit nii ahvatlev, et pikaajalised tagajärjed jäeti lihtsalt kellelegi teisele muretsemiseks? Ja nüüd, rohkem kui 10 aastat hiljem, sõidavad Tallinna bussides endiselt inimesed roheliste kaartidega. Paljud neist ei mäleta enam, kuidas see kõik algas. Paljud neist ei tea, et nende tasuta sõit on kinni makstud nende naabrite maksudest. Paljud neist usuvad siiralt, et see oli lihtsalt hea, sotsiaalne otsus, mille eesmärk oli aidata inimesi. Aga arhiivides, Tallinna linnavalitsuse keldrites, Rahandusministeeriumi dokumentides, Harjumaa valdade eelarvepaberites on tõde. Tõde selle kohta, kuidas üks mees, üks idee ja üks roheline plastikkaart muutsid Eesti kohalike omavalitsuste rahavood. Kuidas tasuta transport ei olnud kunagi tasuta. Kuidas see oli kinni makstud kellelegi teisele kuuluva rahaga. Kuidas see oli poliitiline relv, mida kasutati nii osavalt, et enamik inimesi ei märganud, et neid kasutatakse. Kas Edgar Savisaar oli geenius või küünik? Kas ta oli sotsiaalne reformaator või külmkalkulaator? Või oli ta mõlemad korraga, mees, kes mõistis, et poliitika ei ole kunst võimaliku, vaid kunst kasuliku kohta? Mees, kes nägi süsteemi, mida keegi teine ei näinud, ja kasutas seda ära enne, kui keegi jõudis teda peatada. Ja kas me, kes sõidame endiselt nende roheliste kaartidega, oleme ohvrid või kaasosalised? Kas me oleme need, keda peteti, või need, kes valisid mugavuse tõe ees? Kas me teadsime, mida me teeme, kui registreerisime end Tallinnasse, või kas me lihtsalt ei tahtnud teada? Need on küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Aga need on küsimused, mida peaksime küsima. Sest tasuta transpordi lugu ei ole lihtsalt lugu ühest linnast või ühest mehest. See on lugu sellest, kuidas süsteeme saab manipuleerida. Kuidas head kavatsusi saab kasutada halva eesmärgi teenimiseks. Kuidas tasuta ei ole kunagi tõesti tasuta. Ja kuidas me kõik, kes elame süsteemides, peaksime küsima, kes maksab? Ja miks? Aga oli üks koht, kuhu ajakirjanikud ei jõudnud. Üks ruum, mida avalikkus ei näinud. Tallinna linnavalitsuse hoone 3. korrusel, kabineti number 312, kus istusid 3 inimest, kellel polnud ametlikku tiitlit, aga kelle töö oli kõige kriitilisem. Neid kutsuti lihtsalt analüütikuteks. Nende ülesanne oli jälgida numbreid. Mitte neid numbreid, mida näidati meediale, mitte graafikuid elanike rahulolust ega keskkonnasäästust. Vaid teisi numbreid.
Numbreid, mis näitasid, kui palju raha liigub iga päev, iga nädal, iga kuu. Numbreid, mis näitasid, millistest valdadest tuleb kõige rohkem uusi registreeringuid. Numbreid, mis näitasid, millised palgagrupid on kõige kasumlikumad. Need 3 inimest ei rääkinud kunagi ajakirjanikega. Nad ei andnud kunagi intervjuusid. Aga nende arvutiekraanidel oli tõde, mida Edgar Savisaar vajas, et hoida kogu süsteemi töös. Üks neist analüütikutest, nimetagem teda Mihkel, istus oma laua taga jaanuari õhtul 2013 ja vaatas ekraani, kus värskendusid reaalajas registreerimise andmed. Iga uus nimi, iga uus aadress, iga uus maksumaksja. Ta oli töötanud selles ametis juba 8 aastat, aga sellist voolu polnud ta kunagi näinud. Tavaliselt registreeris end Tallinnasse mõnikümmend inimest nädalas, peamiselt need, kes tõesti kolisid. Aga nüüd oli see mõnikümmend päevas. Mõnikord mõnikümmend tunnis. Ja Mihkel teadis, et enamik neist ei kolinud kuhugi. Nad lihtsalt muutsid numbrit andmebaasis. Aga see number tähendas raha. Ja raha tähendas võimu. Mihkel oli kunagi usklik. Ta oli uskunud, et tasuta transport on tõesti sotsiaalne projekt. Et see aitab vaeseid. Et see muudab linna paremaks. Aga nüüd, kui ta vaatas neid nimesid, neid aadresse, neid palgaandmeid, mõistis ta, et see ei olnud kunagi vaeste abistamise projekt. See oli maksumaksjate ümberjagamise projekt. Ja ta oli selle osa. Iga number, mida ta ekraanil nägi, oli inimene, kelle koduvald kaotas raha. Aga Mihkel ei rääkinud sellest kellegagi. Mitte oma kolleegidega. Mitte oma perega. Sest ta teadis, et kui ta räägib, kaotab ta töö. Ja võib-olla mitte ainult töö. Ühel õhtul, kui kontor oli juba tühi, helistas Mihkli telefonile number, mida ta ei tundnud. Hääl teises otsas oli rahulik, peaaegu sõbralik. Mihkel, me teame, et sa teed head tööd. Me teame, et sa mõistad, kui oluline see projekt on, aga me teame ka, et sa oled rääkinud oma naisega asjadest, millest ei peaks rääkima. Mihkel tardus. Ta ei olnud rääkinud kellegagi. Või oli? Üks vestlus köögis, hilja õhtul, kui ta oli väsinud ja tema naine küsis, miks ta on nii pinges. Ta oli öelnud paar lauset. Mitte midagi konkreetset. Aga ilmselt piisas. Me ei taha, et sa muretseksid, jätkas hääl. Me lihtsalt tahame, et sa mõistaksid, see, mida sa teed, on konfidentsiaalne. Ja konfidentsiaalsus on osa sinu tööst. Kas sa mõistad? Mihkel vastas jah. Hääl soovis head õhtut ja katkestas kõne. Mihkel istus oma laua taga veel tund aega, vaadates ekraani, kus numbrid jätkasid oma vaikset voolu. Ja ta mõistis, et ta ei ole lihtsalt analüütik. Ta on osa masinast, mis ei salli küsimusi. Aga mitte kõik vaikisid. Viimsi vallas elas naine nimega Krista, kes oli töötanud valla rahandusosakonnas 12 aastat. Krista oli see inimene, kes koostas eelarveprognoose, kes arvutas, kui palju raha tuleb järgmisel aastal, kui palju saab kulutada koolidele, teedele, sotsiaalprogrammidele. Ja Krista oli see inimene, kes nägi esimesena, et numbrid ei klappi. Jaanuaris 2013, kui ta võrdles eelmise aasta sama kuu laekumisi käesoleva aasta omadega, oli vahe šokeeriv. Tulumaksu laekumine oli langenud peaaegu 10%. 1 kuuga. Krista kontrollis numbreid uuesti. Võib-olla oli viga andmebaasis. Võib-olla oli mõni makse hilinenud. Aga viga ei olnud. Raha lihtsalt ei tulnud. Või täpsemalt raha tuli, aga see läks mujale. Krista võttis ühendust Maksu- ja Tolliametiga. Ametnik selgitas rahulikult, teie elanikud on registreerinud end mujale. Nende tulumaks läheb nüüd nende uude elukohta. Krista küsis, aga nad elavad ju endiselt siin. Nende lapsed käivad meie koolides. Nad kasutavad meie teid. Ametnik vastas, jah, aga maksusüsteem ei arvesta füüsilist asukohta. Ainult registrijärgset. Krista küsis, kas see on legaalne? Ametnik vastas, jah. See on täiesti legaalne. Ja siis lisas, peaaegu vabandavalt, mul on kahju. Aga ma ei saa midagi teha. Krista rääkis vallavanemaga. Vallavanem rääkis volikoguga. Volikogu kutsus kokku erakorralise istungi. Aga mida nad said teha? Nad ei saanud keelata inimestel registreerida end mujale. Nad ei saanud muuta maksusüsteemi.
Nad ei saanud pakkuda tasuta transporti, sest neil ei olnud selleks raha. Kõik, mida nad said teha, oli paluda. Paluda oma elanikke mitte minna. Paluda neid mõelda kogukonnale. Paluda neid olla lojaalsed. Aga kuidas saad sa paluda lojaalsust inimeselt, kes näeb oma pangakontol konkreetset numbrit, mida ta saab säästa, kui ta lihtsalt muudab oma aadressi paberil? Krista kirjutas pika kirja Tallinna linnavalitsusele. Ta selgitas, mis toimub Viimsi eelarvega. Ta selgitas, et Viimsi ei suuda enam pakkuda samu teenuseid, kui raha jätkab kadumist. Ta palus Tallinna kaaluda kompensatsioonimehhanismi, võib-olla võiks Tallinn maksta Viimsile tagasi osa sellest rahast, mis tuleb inimestelt, kes tegelikult elavad Viimsis. Krista sai vastuse 3 nädalat hiljem. Vastus oli viisakas, aga selge, Tallinn ei näe põhjust kompenseerida. Inimesed on teinud vabatahtliku valiku. Tallinn ei ole neid sundinud. Ja kui Viimsi tahab oma elanikke tagasi, võib Viimsi pakkuda neile paremaid teenuseid. Krista luges kirja 3 korda. Ja siis pani ta selle sahtlisse ja ei rääkinud sellest enam kellegagi. Sest ta mõistis, et see ei olnud läbirääkimiste küsimus. See oli võimu küsimus. Ja Viimsis ei olnud võimu. Aga oli inimesi, kes ei registreerinud end Tallinnasse. Inimesi, kes vaatlesid kogu seda protsessi kõrvalt ja tundsid midagi, mida oli raske sõnadesse panna. Üks neist oli mees nimega Toomas, kes elas Rae vallas ja töötas Tallinnas IT-firmas. Toomas teenis head palka, umbes 2500 eurot kuus. Tema tulumaks, mis läks Rae vallale, oli umbes 300 eurot kuus. Aastas ligi 3600 eurot. Toomas sai aru, et kui ta registreerib end Tallinnasse, saab ta tasuta bussi. Ta arvutas, bussipileti kuukaart maksis tol ajal umbes 50 eurot. Aastas 600 eurot. Seega, registreerides end Tallinnasse, säästaks ta 600 eurot aastas. Aga Rae vald kaotaks 3600 eurot. Toomas istus oma köögis ja mõtles sellele. 600 eurot versus 3600 eurot. Tema kasu versus kogukonna kadu. Toomas oli elanud Rae vallas 20 aastat. Tema lapsed olid kasvanud siin. Ta teadis oma naabrite nimesid. Ta käis kohalikes üritustes. Ta tundis end osana millestki, mis oli suurem kui tema ise. Ja nüüd paluti tal valida, kas jääda osaks sellest või võtta 600 eurot ja minna. Toomas ei registreerinud end Tallinnasse. Aga ta teadis, et paljud tema naabrid tegid seda. Ja ta ei mõistnud neid hukka. Sest ta mõistis, et 600 eurot ei ole abstraktne number. See on raha, millega saab osta toitu, riideid, mänguasju lastele. See on raha, mis on käegakatsutav, reaalne, oluline. Aga 3600 eurot, mis kaob valla eelarvest. See on abstraktne. See on number paberil. See ei tundu reaalsena. Ja see oli geniaalsus Savisaare plaanis. Ta mõistis, et inimesed ei mõtle süsteemides. Nad mõtlevad isiklikes kasudes. Nad näevad seda, mis on nende silme ees, rohelist kaarti, tasuta bussi, säästetud raha. Nad ei näe seda, mis toimub taustal, andmebaaside muutusi, rahavooge, eelarveauke. Ja isegi kui nad näevad, ei tundu see nende probleemina. See on kellegi teise probleem. Vallavanem probleem. Volikogu probleem. Aga mitte nende probleem. Toomas rääkis sellest oma sõbraga, kes oli registreerinud end Tallinnasse. Sõber ütles, vaata, ma maksan makse. Ma maksan palju makse. Ja kui Tallinn pakub mulle midagi tagasi, tasuta bussi, siis miks ma ei peaks seda võtma? Rae vald ei ole mulle kunagi midagi pakkunud. Miks ma peaksin olema lojaalne kellelegi, kes ei ole lojaalne mulle? Toomas ei osanud sellele vastata. Sest teatud mõttes oli sõber õigus. Maksusüsteem ei ole kingitus. See on tehing. Ja kui üks pool pakub paremat tehingut, miks ei peaks teine pool seda vastu võtma? Aga Toomas mõtles ka sellele, mis jääb järele, kui kõik mõtlevad nii. Mis jääb järele, kui kõik valivad isikliku kasu kogukonna ees? Mis jääb järele, kui iga otsus on ainult ratsionaalne kalkulatsioon, ilma mingi sidemeta millegi suuremaga? Toomas ei teadnud vastust. Aga ta tundis, et midagi on katki. Midagi, mida ei saa parandada seadustega ega eelarvepunktidega. Midagi, mis puudutab seda, kuidas inimesed mõistavad oma kohta ühiskonnas.
Ja siis oli veel üks grupp inimesi, kellest keegi ei rääkinud. Inimesed, kes ei registreerinud end Tallinnasse mitte sellepärast, et nad olid lojaalsed oma vallale, vaid sellepärast, et nad ei saanud. Inimesed, kellel ei olnud Tallinnas ühtegi aadressi, kuhu registreerida. Inimesed, kellel ei olnud sõpru ega sugulasi, kes oleksid nõustunud neid oma juurde paberil elama, võtma. Inimesed, kes elasid üürikorterites väikestes valdades ja kelle üürileandja ei nõustunud neid registreerima, sest see tähendanuks lisanduvaid kohustusi. Need inimesed jäid süsteemist välja. Nad ei saanud tasuta bussi. Nad ei saanud olla osa suurest sotsiaalsest projektist. Nad jäid sinna, kus nad olid, marginaali, kuhu keegi ei vaadanud. Üks neist oli naine nimega Liis, kes elas Saue lähedal väikeses majakeses, mille ta üüris. Liis töötas Tallinnas koristajana. Tema palk oli 500 eurot kuus. Bussipileti kuukaart maksis 50 eurot, 10% tema palgast. Liis kuulis tasuta transpordist ja mõtles, lõpuks midagi, mis aitab mind. Aga siis sai ta teada, et ta peab olema registreeritud Tallinnas. Liis helistas oma üürileandjale ja küsis, kas ta saaks end majja registreerida. Üürileandja ütles ei. Mul on juba piisavalt probleeme maksudega. Ma ei taha veel rohkem paberimajandust. Liis küsis, kas ta saaks maksta lisatasu. Üürileandja ütles ei. Liis küsis, kas ta saaks leida kellegi teise, kes võtaks ta paberil oma juurde. Aga Liis ei tundnud Tallinnas kedagi, kes oleks nõustunud. Ja nii jäi Liis sinna, kus ta oli. Ta jätkas 50 euro maksmist bussipiletite eest. Ja ta vaatas, kuidas teised inimesed, kes teenisid 10 korda rohkem kui tema, sõitsid tasuta. Kas keegi Tallinna linnavalitsuses mõtles Liisile? Kas keegi küsis, mida tähendab tasuta transport kõigile tallinnastele, kui tallinlaseks saamine nõuab ressursse, mida kõigil ei ole? Kas keegi mõtles sellele, et süsteem, mis pidi aitama vaeseid, aitas tegelikult neid, kellel oli juba piisavalt, et süsteemi ära kasutada? Liis ei rääkinud sellest kellegagi. Ta lihtsalt jätkas. Iga hommik, kui ta astus bussile ja pistis 50 euro eest ostetud kaardi validaatorisse, vaatas ta ümbritsevaid inimesi, kes piitsutasid oma rohelisi kaarte. Ja ta mõtles, kas nad teavad? Kas nad mõistavad, et nende tasuta on kellegi teise 50 eurot? Või kas nad lihtsalt ei hooli? Aga Edgar Savisaar ei mõelnud Liisile. Ta ei mõelnud Kristale. Ta ei mõelnud Toomasele. Ta mõtles numbritele. Ja numbrid olid ilusad. Oktoobris 2013, kui valimistulemused tulid, istus Savisaar oma kabinetis ja vaatas ekraani, kus värskendusid hääled. 46 kohta. Absoluutne enamus. Purustavad numbrid. Ta oli võitnud. Ja ta teadis, miks. Mitte sellepärast, et inimesed armastasid teda. Vaid sellepärast, et inimesed armastasid tasuta bussi. Ja nad kartsid, et kui Savisaar kaotab, kaotavad nad bussi. Savisaar oli kunagi öelnud ühes intervjuus, poliitika on kunst võimaliku kohta. Aga see ei olnud tõsi. Poliitika ei olnud kunst võimaliku kohta. See oli kunst kasuliku kohta. Kunst mõista, mida inimesed tahavad ja anda neile seda viisil, mis teeb nad sõltuvaks. Kunst luua süsteem, kus inimesed usuvad, et nad saavad midagi tasuta, kuigi tegelikult maksavad nad selle kinni, mitte rahaga, vaid lojaalsusega. Mitte kohe, vaid aja jooksul. Mitte otse, vaid kaudselt. Ja Savisaar oli selle kunstimeister. Ta oli ehitanud süsteemi, mis ei olnud lihtsalt poliitiline programm. See oli psühholoogiline masin. Masin, mis muutis inimeste käitumist, nende valikuid, nende identiteeti. Masin, mis muutis tallinlaseks olemise mitte geograafiliseks faktiks, vaid poliitiliseks otsuseks. Masin, mis muutis linna eelarvest mitte avalikuks ressursiks, vaid poliitiliseks relvaks. Ja kõige geniaalsem selles masinas oli see, et seda ei saanud peatada. Sest kui keegi oleks tulnud ja öelnud, me peame tasuta transpordi kaotama, oleks see tähendanud poliitilist enesetappu. Inimesed, kes olid harjunud tasuta bussiga, ei oleks kunagi hääletanud selle poolt, kes võtab selle neilt ära. Isegi kui nad mõistsid, et süsteem on ebaõiglane. Isegi kui nad nägid, et naabervallad kannatavad. Isegi kui nad teadsid, et see ei ole jätkusuutlik. Sest inimesed ei hääleta süsteemide eest. Nad hääletavad oma isiklike huvide eest.
Ja Savisaar oli muutnud tasuta bussi nende isiklikuks huviks. Aga oli üks inimene, kes nägi seda kõike ja ei suutnud vaikida. Ajakirjanik nimega Marten, kes töötas väikeses sõltumatusväljaandes. Marten oli jälginud tasuta transpordi lugu algusest peale. Ta oli intervjueerinud vallavanemaid, analüütikuid, tavalisi inimesi. Ta oli lugenud eelarvedokumente, maksuraporteid, registriandmeid. Ja ta oli hakanud nägema mustrit. Mustrit, mis ei olnud nähtav üheski üksikus dokumendis, vaid mis ilmnes alles siis, kui vaadata kõiki dokumente koos. Marten kirjutas artikli. Artikkel kandis pealkirja, kuidas Tallinn varastas Harjumaa. Artikkel selgitas täpselt, kuidas maksusüsteem toimib. Kuidas iga uus tallinnane tähendab raha, mis kaob naabervallast. Kuidas tasuta transport ei ole tasuta, vaid kinni makstud kellegi teise eelarvest. Kuidas see on legaalne, aga mitte eetiline. Kuidas see on geniaalse, aga mitte aus. Artikkel ilmus. Ja siis mitte midagi. Mõned inimesed lugesid seda. Mõned jagasid seda sotsiaalmeedias. Aga enamik inimesi ei hoolinud. Sest enamik inimesi ei loe pikki analüütilisi artikleid maksusüsteemidest. Nad loevad pealkirju. Nad vaatavad pilte. Nad tunnevad emotsioone. Ja Marteni artikkel ei pakkunud emotsioone. See pakkus fakte. Ja faktid on igavad. Marten sai mõned kommentaarid. Mõned inimesed tänadasid teda. Mõned inimesed ütlesid, et ta on opositsiooni käsilane. Mõned inimesed ütlesid, et ta on lihtsalt kadedaks, et Tallinn on edukas. Aga mitte keegi ei teinud midagi. Mitte keegi ei nõudnud muutust. Mitte keegi ei läinud tänavale. Sest kuidas saad sa protestida millegi vastu, mis annab sulle tasuta bussi? Marten istus oma korteris ja vaatas ekraani, kus tema artikli vaatamiste arv aeglaselt kasvas. 500 vaatamist. 1000. 2000. Aga mis siis? Mis muutus? Mitte midagi. Süsteem jätkas töötamist. Inimesed jätkasid registreerimist. Raha jätkas liikumist. Ja Marten mõistis, et tõde ei ole piisav. Tõde ei muuda midagi, kui inimesed ei taha, et midagi muutuks. Ja enamik inimesi ei tahtnud. Sest enamik inimesi oli süsteemi võitjad. Või vähemalt nad uskusid, et nad on. Marten sulges oma arvuti. Ta ei kirjutanud sellest teemal enam kunagi. Sest ta mõistis, et mõned lahingud ei ole võidetavad. Mõned süsteemid on liiga tugevad, liiga nutikalt ehitatud, liiga sügavalt juurdunud. Ja mõnikord ainus, mida saad teha, on dokumenteerida. Dokumenteerida ja loota, et ühel päeval, kui süsteem lõpuks kokku variseb, vaatavad inimesed tagasi ja küsivad, kuidas me seda ei näinud. Ja siis leiavad nad Marteni artikli. Ja siis mõistavad nad. Aga see päev ei olnud veel käes. Ja Marten ei teadnud, kas see päev tuleb kunagi. Aga oli üks koht, kuhu isegi Marten ei jõudnud. Üks ruum, mida keegi ei näinud. Tallinna linnavalitsuse hoone keldris, 2 lukustatud ukse taga, seisis metallkapp, milles hoiti dokumente, millel ei olnud ametlikku nime. Neid kutsuti lihtsalt protokollideks. Need olid koostatud enne tasuta transpordi käivitamist 2011. aasta sügisel, kui projekt oli veel ainult idee Savisaare peas. Protokollid sisaldasid stsenaariume. Stsenaariume selle kohta, mis juhtuks, kui projekt ebaõnnestub. Stsenaariume selle kohta, kuidas kontrollida meediat. Stsenaariume selle kohta, kuidas neutraliseerida opositsiooni. Ja üks stsenaarium kandis pealkirja, kui keegi avastab tõelise finantsmehhanismi. Selles stsenaariumis oli kirjas täpselt, mida teha. Esiteks, mitte kunagi eitada. Eitamine tekitab kahtlust. Teiseks, kinnitada, et kõik on legaalne. Legaalsus on kilp, mida ei saa läbida. Kolmandaks, suunata tähelepanu emotsioonidele. Näidata vanahärrasid, kes tänavad tasuta bussi eest. Näidata lapsevanemaid, kes räägivad, kui palju nad säästsid. Neljandaks, kui kriitika muutub liiga tugevaks, süüdistada kriitikuid külmas südames. Nad tahavad võtta vaestelt viimase, mis neil on tsi. 5, kui kõik muu ebaõnnestub, muuta teema. Rääkida millestki muust. Alati on midagi muud, millest rääkida.
Need protokollid olid koostanud 3 inimest, kelle nimesid ei olnud üheski ametlikus dokumendis. Üks neist oli endine reklaamiagentuuris töötanud strateegiline planeerija. Teine oli psühholoog, kes oli spetsialiseerunud massikäitumisele. 3. oli jurist, kes tundis Eesti maksusüsteemi iga lünka. Nad ei olnud Keskerakonna liikmed. Nad ei olnud linnavalitsuse ametnikud. Nad olid konsultandid, kellele maksti eraldi, kelle lepingud olid peidetud teiste projektide alla, kelle nimed ei ilmunud kunagi avalikkuse ette. Ja nende töö oli üks, tagada, et tasuta transport ei ole kunagi lihtsalt transport. Et see on narratiiv. Lugu, mida inimesed usuvad, sest nad tahavad uskuda. Üks neist konsultantidest, nimetagem teda Andres, istus oma kodus Pirita rannas ja vaatas läbi akna merd. Andres oli 45-aastane, tal oli 2 last, kes õppisid erakoolis, ja naine, kes ei küsinud kunagi, kust raha tuleb. Andres teadis, et see, mida ta tegi, ei olnud ebaseaduslik. Aga ta teadis ka, et see ei olnud aus. Ta oli see, kes oli välja töötanud rohelise kaardi psühholoogilise strateegia. Ta oli see, kes oli soovitanud, et kaart peab olema Keskerakonna värvi. Ta oli see, kes oli öelnud, inimesed peavad nägema seda värvi iga päev. See peab muutuma osa nende identiteedist. Ja see oli toiminud täpselt nii, nagu ta oli ennustanud. Aga nüüd, 3 aastat hiljem, istus Andres oma kodus ja tundis midagi, mida ta ei osanud nimetada. Mitte süütunnet. Süütunne oleks tähendanud, et ta usub, et ta tegi midagi valet. Aga Andres ei uskunud, et ta tegi midagi valet. Ta tegi lihtsalt oma tööd. Ta kasutas oma oskusi. Ta aitas oma kliendil saavutada eesmärki. Kas see, et eesmärk oli poliitiline võim, muutis selle halvaks? Kas see, et vahendid olid psühholoogiline manipulatsioon, muutis selle ebaeetiliseks? Andres ei teadnud. Aga ta teadis, et ta ei räägi sellest kunagi kellegagi. Mitte oma lastele. Mitte oma naisele. Mitte oma sõpradele. Sest mõned asjad on paremad jätta öeldud. Aga oli veel üks dokument, mida keegi ei näinud. Dokument, mis oli koostatud Maksu- ja Tolliameti siseauditi osakonna poolt 2014 aasta kevadel. Auditi eesmärk oli hinnata, kas Tallinna tasuta transpordiprojekt mõjutab maksusüsteemi toimimist. Auditi tulemus oli selge, jah, mõjutab. Dokumendis oli kirjas, et üle 10 000 inimese registreerimisaadress ei vasta nende tegelikule elukohale. Dokumendis oli kirjas, et see tekitab moonutusi kohalike omavalitsuste rahastamises. Dokumendis oli kirjas, et see võib tekitada pretsedendi, kus teised linnad hakkavad kasutama sarnaseid meetodeid maksumaksjate meelitamiseks. Dokumendis oli kirjas soovitus kaaluda seaduse muutmist, mis seoks tulumaksu mitte registreerimisaadressi, vaid tegeliku elukoha või töökoha järgi. Dokument saadeti Rahandusministeeriumisse. Rahandusministeeriumis loeti seda. Ja siis pandi see sahtlisse. Sest Rahandusministeeriumis mõisteti, et selle soovituse elluviimine tähendaks kogu maksusüsteemi ümberkorraldamist. See tähendaks tuhandete inimeste andmete kontrollimist. See tähendaks vaidlusi selle üle, mis on tegelik elukoht. See tähendaks poliitilist tüli, mida keegi ei tahtnud. Ja kõige tähtsam, see tähendaks, et keegi peab avalikult tunnistama, et Tallinna projekt on probleem. Ja keegi ei tahtnud olla see, kes seda tunnistab. Dokument jäi sahtlisse. Ja süsteem jätkas töötamist. Aga üks inimene, kes seda dokumenti luges, ei suutnud seda unustada. Naine nimega Karin, kes töötas Rahandusministeeriumis nõunikuna. Karin oli töötanud maksusüsteemide kallal 20 aastat. Ta teadis, kuidas süsteem peaks toimima. Ja ta nägi, kuidas see ei toimi. Ta nägi, kuidas Tallinn kasutas süsteemi viisil, mis oli legaalne, aga mis ei olnud see, mida seaduse loojad olid mõelnud. Seaduse loojad olid mõelnud, et inimesed registreerivad end sinna, kus nad elavad. Mitte sinna, kus nad tahavad tasuta bussi. Karin rääkis oma ülemusega. Ülemus ütles, Karin, ma mõistan sind. Aga me ei saa seda muuta. See nõuaks poliitilist tahet. Ja poliitilist tahet ei ole. Karin küsis, aga kas see on õige? Ülemus vaatas teda pikalt ja ütles siis, Karin, meie töö ei ole otsustada, mis on õige. Meie töö on tagada, et süsteem toimib. Ja süsteem toimib. Inimesed maksavad makse. Raha liigub.
kõik on legaalne. Kas see on õiglane? See on filosoofiline küsimus. Ja meie ei ole filosoofid. Karin läks koju. Ta istus oma köögis ja mõtles sellele, mida ülemus oli öelnud. Kas see oli tõsi? Kas nende töö oli tõesti ainult tagada, et süsteem toimib, mitte et see on õiglane? Ja kui jah, siis mis on süsteemi mõte? Miks me üldse loome reegleid, kui me ei hooli sellest, kas need reeglid teenivad õiglust? Karin ei teadnud vastust. Aga ta teadis, et midagi oli valesti. Midagi, mis ei olnud kirjas üheski seaduses, aga mis oli olemas ikkagi. Midagi, mis puudutas seda, miks me üldse elame ühiskonnas. Ja siis oli Edgar Savisaar ise. Mees, kes oli kogu selle ehitanud. 2015 aasta sügisel, kui Savisaar istus oma kabinetis ja vaatas Tallinna kaardil punaseid punkte, mis tähistasid uusi registreeringuid, tundis ta midagi, mida ta ei olnud tundnud aastaid. Mitte uhkust. Mitte rahulolu. Vaid väsimust. Sügavat, luuni ulatuvat väsimust. Savisaar oli olnud poliitikas 35 aastat. Ta oli näinud Eesti taasiseseisvumist. Ta oli olnud peaminister. Ta oli ehitanud partei, mis valitses Tallinnat juba 2 aastakümmet. Ta oli võitnud lahinguid, mida teised pidasid võimatuks. Aga nüüd, kui ta istus oma kabinetis ja vaatas neid punaseid punkte, mõtles ta, mis edasi? Kui kaua see kestab? Kui kaua saab üks mees hoida võimusüsteemi kallal, mis on ehitatud tema ümber? Ja mis juhtuks, kui ta kaoks? Kas süsteem jätkaks? Või kas see variseks kokku, sest see oli ehitatud mitte ideedele, vaid ühele inimesele? Savisaar ei rääkinud sellest kellegagi. Mitte oma nõunikega. Mitte oma perega. Mitte isegi iseendaga. Sest Savisaar oli õppinud, et võim nõuab maski. Maski, mis ei lange kunagi. Maski, mis näitab ainult kindlust, ainult enesekindlust, ainult kontrolli. Isegi siis, kui seest on kahtlus. Isegi siis, kui seest on hirm. Isegi siis, kui seest on tühjus. Aga oli hetki, kui mask vajus. Hetki, kui Savisaar oli üksi, hilja õhtul, kui kontor oli tühi ja linn oli vaikne. Hetki, kui ta vaatas aknast välja ja nägi tuhandeid tulesid, korterite aknaid, tänavalatereid, autode tulesid. Ja ta mõtles, kui paljud neist inimestest teavad, mis ma tegin. Kui paljud neist mõistavad, et nende tasuta buss on kinni makstud kellegi teise unistustest. Kui paljud neist hoolivad. Ja kui paljud lihtsalt võtavad, mida neile antakse, ja ei küsi kunagi, kust see tuleb. Savisaar ei teadnud vastust. Aga ta teadis, et see ei ole enam oluline. Sest süsteem oli ehitatud. Masin töötas. Ja masinat ei saa enam peatada, isegi kui selle looja tahaks. Sest masin ei kuulu enam talle. See kuulub kõigile neile, kes sellest sõltuvad. Ja neid on liiga palju. Liiga palju, et keegi julgeks seda puutuda. Aga oli üks inimene, kes nägi Savisaart viisil, nagu keegi teine ei näinud. Tema isiklik arst, doktor Lembit, kes oli ravitud Savisaart 20 aastat. Lembit ei olnud poliitiline inimene. Ta ei hoolinud parteist ega võimust. Ta hoolis ainult oma patsiendi tervisest. Ja ta nägi, kuidas Savisaar muutus. 2010 aastal, kui tasuta transpordiprojekt oli alles idee, oli Savisaar olnud energiline, kirglik, täis plaane. Aga 2015 aastal, kui projekt oli juba 3 aastat töötanud, oli Savisaar muutunud. Ta oli õhenenud. Tema nägu oli kahvatum. Tema käed värisesid mõnikord, kui ta arvas, et keegi ei näe. Lembit tegi analüüse. Vererõhk oli kõrge. Kolesterool oli kõrge. Uni oli halb. Stress oli krooniline. Lembit ütles, Edgar, sa pead puhkama. Sa pead võtma pausi. Savisaar naeratas ja ütles, Lembit, ma ei saa puhata. Mul on linn, mida juhtida. Lembit ütles, Edgar, kui sa ei puhka, siis su keha peatab su ise. Savisaar vaatas teda ja ütles, Lembit, sa ei mõista. Kui ma peatan, peatub kõik. Kui ma lähen, läheb kõik. Lembit ei vaielnud. Sest ta teadis, et Savisaar ei kuula. Aga ta teadis ka, et Savisaar ei eksinud. Savisaar oli ehitanud süsteemi, mis oli nii tihedalt seotud tema isikuga, et ilma temata ei suutnud see toimida. Ja see oli Savisaare suurim võit ja suurim needus.
Võit, sest see tegi ta asendamatuks. Needus, sest see tegi ta vangiks. Lembit kirjutas retsepti. Ravimid vererõhu jaoks. Ravimid une jaoks. Ravimid stressi jaoks. Aga ta teadis, et need ei aita. Sest Savisaare probleem ei olnud meditsiiniline. See oli eksistentsiaalne. See oli küsimus sellest, mis jääb järele, kui kõik, mida sa oled ehitanud, on ehitatud sinu ümber. Mis jääb järele, kui sa ei ole enam seal? Ja siis 2016 aasta talvel juhtus midagi, mida keegi ei oodanud. Savisaar kukkus. Mitte poliitiliselt. Füüsiliselt. Ta kukkus oma kodus hilja õhtul, kui keegi ei näinud. Ta lamas põrandal 20 minutit, enne kui suutis telefoni kätte võtta ja abi kutsuda. Kiirabi viis ta haiglasse. Diagnoos: ajuinsult. Kerge, aga piisav, et meenutada, et keha ei ole masin. Et keha on habrast. Et keha võib peatuda. Savisaar veetis haiglas 2 nädalat. Ja nende 2 nädala jooksul jätkas Tallinn töötamist. Bussid sõitsid. Inimesed valideerisid oma rohelisi kaarte. Raha liikus. Süsteem toimis. Ilma Savisaareta. Ja see oli šokk. Mitte Savisaarele. Vaid kõigile teistele. Sest kõik olid uskunud, et ilma Savisaareta ei toimi miski. Aga nüüd, kui Savisaar oli haiglas, toimus kõik. Ja see tähendas, et Savisaar ei olnud enam asendamatu. Ta oli lihtsalt üks osa masinast. Oluline osa, jah. Aga mitte ainus osa. Kui Savisaar tuli haiglast välja, oli ta vaiksem. Ta rääkis vähem. Ta naeratas vähem. Ta istus oma kabinetis ja vaatas aknast välja ja mõtles asjadele, millest ta ei olnud kunagi varem mõelnud. Ta mõtles sellele, mis jääb järele. Ta mõtles sellele, kuidas ajalugu teda mäletab. Ta mõtles sellele, kas tasuta transport oli tema suurim saavutus või tema suurim viga. Aga ta ei rääkinud sellest kellegagi. Sest Savisaar oli õppinud, et mõned küsimused ei ole vastuseid väärt. Mõned küsimused on lihtsalt seal. Ja ainus, mida saad teha, on elada nendega. Ja nii jätkus süsteem. 2017. 2018. 2019. Iga aasta tõi uusi registreeringuid. Iga aasta tõi rohkem raha. Iga aasta tõi rohkem võimu. Tallinna elanike arv ületas 460 000 piiri. Naabervallad õppisid elama väiksemate eelarvetega. Inimesed õppisid elama süsteemiga, mis oli ebaõiglane, aga mugav. Ja keegi ei küsinud enam, kas see on õige. Sest küsimus, kas see on õige, oli asendatud küsimusega, kas see toimib. Ja see toimis. Aga oli inimesi, kes ei unustanud. Krista Viimsi rahandusosakonnas. Toomas Raevallas. Liis, kes maksis endiselt 50 eurot bussipiletite eest. Marten, kelle artiklit keegi ei lugenud. Karin rahandusministeeriumis, kelle dokument jäi sahtlisse. Andres, kes istus Pirita rannas ja vaatas merd. Lembit, kes kirjutas retsepte, mis ei aidanud. Ja Savisaar ise, kes istus oma kabinetis ja vaatas aknast välja ja mõtles küsimustele, millele ei olnud vastuseid. Need inimesed ei rääkinud üksteisega. Nad ei tundnud üksteist. Aga nad kõik teadsid sama tõde, et tasuta transport ei olnud kunagi tasuta. Et see oli kinni makstud. Mitte rahaga. Vaid millegagi muuga. Millegagi, mida ei saa mõõta eurodega ega sentidega. Millegagi, mis puudutas seda, kuidas me mõistame õiglust, kogukonda, vastutust. Millegagi, mis kadus vaikselt, märkamatult, iga päevaga, iga rohelise kaardi valideerimisega, iga uue registreeringuga. Ja küsimus ei ole, kas keegi maksab. Küsimus on, kes maksab. Ja miks me ei küsi seda kunagi valjusti? Aga oli üks õhtu, mida keegi ei unusta. 23. september 2017. Tallinna linnavolikogu istungisaal oli täis nagu kunagi varem. Päevakorras oli punkt, mida keegi ei oodanud, tasuta transpordisüsteemi audit. Mitte linna enda tellitud audit, vaid Riigikontrolli audit, mida ei saanud ignoreerida ega sahtlisse panna. Dokument oli 123 lehekülge pikk. Ja see sisaldas numbreid, mida Tallinna linnavalitsus ei olnud kunagi avalikustanud.
Riigikontrolör, hall mees hall ülikonnas, seisis kõnepuldis ja luges. Tema hääl oli monotonne, emotsioonitu, aga sõnad olid nagu haavad. Perioodil 2013 kuni 2016 registreeris end Tallinnasse 32 500 inimest, kellest vähemalt 21 000 ei ela linnas füüsiliselt. Nende isikute tulumaksukoormus moodustab aastas ligikaudu 23,4 miljonit eurot. Samal perioodil kaotasid Harjumaa omavalitsused kokku ligikaudu 21,8 miljonit eurot tulumaksulaekumisi. Korrelatsioon on statistiliselt oluline ja viitab otsesele seosele Tallinna tasuta transpordipoliitika ja registreerimiskäitumise vahel. Saalis oli vaikne. Mitte sellepärast, et inimesed ei teadnud neid numbreid, vaid sellepärast, et nüüd olid need numbrid ametlikud. Nüüd ei saanud enam öelda, et see on opositsiooni kuulujutt. Nüüd ei saanud enam öelda, et see on ajakirjanduse liialdus. Nüüd oli see Riigikontrolli dokument. Ja Riigikontrolli dokumente ei saa ümber lükata. Kontrollör jätkas. Audit tuvastas, et Tallinna linnavalitsus kasutas linna eelarvet, seega maksumaksja raha, tasuta transpordi reklaamimiseks viisil, mis on funktsionaalselt võrreldav valimiskampaaniaga. Perioodil 2012 kuni 2013 kulutati teavituskampaaniatele kokku 1,8 miljonit eurot, millest oluline osa oli suunatud mitte teenuse selgitamisele, vaid elanike registreerimise stimuleerimisele. See tekitab küsimuse avalike vahendite sihipärase kasutamise kohta. Saalis hakkas kostma sosistamist. Opositsioonisaadikud vahetasid pilke. Keskerakonna saadikud istusid liikumatult, nägudel kivi. Aga kõige huvitavam oli Edgar Savisaare nägu. Ta istus esimeses reas, käed rüpes ja vaatas kontrollöri. Tema nägu ei näidanud midagi. Ei viha. Ei hirmu. Ei häbi. Lihtsalt tühjust. Nagu ta oleks juba teadnud kõike, mida kontrollör ütleb. Nagu ta oleks juba ammu leppinud sellega, et ühel päeval tuleb see hetk. Kontrollör jõudis viimase leheni. Riigikontroll soovitab kaaluda seadusandlike muudatuste tegemist, mis seoksid füüsilise isiku tulumaksu jaotuse kohaliku omavalitsuse vahel mitte ainult registreerimisaadressi, vaid ka tegeliku elukoha või töökoha alusel. Samuti soovitab Riigikontroll Tallinna linnavalitsusel läbi vaadata tasuta transpordi rahastamismudel ja hinnata selle pikaajalisi mõjusid linna eelarve jätkusuutlikkusele. Kontrollör sulges kausta. Tänan tähelepanu eest. Vaikus kestis veel 5 sekundit. Siis tõusis üks opositsioonisaadik ja hakkas plaksutama. Siis teine. Siis kolmas. Varsti plaksutas pool saali. Teine pool istus vaikselt. Ja Edgar Savisaar istus liikumatult, käed rüpes ja vaatas ette. Nagu ta ei kuuleks midagi. Nagu ta oleks juba kuskil mujal. Aga audit ei muutnud midagi. See oli šokeeriv tõde, mida keegi ei tahtnud tunnistada. Järgmisel päeval ilmusid ajalehtedes pealkirjad: Riigikontroll, Tallinna tasuta transport tühjendas naabervaldade kassad. Aga nädal hiljem olid pealkirjad juba teised. Poliitiline skandaal. Korruptsioonijuhtum. Kuulsuse suhe. Midagi muud. Alati on midagi muud. Ja tasuta transpordi audit vajus aeglaselt uudistevoo alla, nagu kivi, mis vajub mudasse. Nähtav hetke siis kadunud. Riigikogu arutas seaduse muutmist. Arutelu kestis 3 kuud. Komisjonid kohtusid. Eksperdid andsid arvamusi. Juristid vaidlesid paragrahvide üle. Aga lõpuks ei muudetud midagi. Sest iga erakond mõistis, et kui nad muudavad seadust, kaotavad nad Tallinna. Ja keegi ei tahtnud kaotada Tallinnat. Tallinn oli liiga suur, liiga rikas, liiga oluline. Tallinn oli koht, kus võim elas. Ja võimu ei kaotata seaduste pärast. Harjumaa vallad jätkasid oma võitlust. Nad kirjutasid kirju. Nad kohtusid ministritega. Nad palusid abi. Aga abi ei tulnud. Sest abi tähendanuks tunnistada, et süsteem on katki. Ja süsteemi ei saa tunnistada katkiseks, kui kõik elavad selle sees. Nii et vallad õppisid elama. Nad kärbisid eelarvet. Nad lükkasid edasi projekte. Nad tõstsid makse. Ja nad selgitasid oma elanikele, et see on vajalik, sest raha on vähem. Aga nad ei öelnud kunagi valjusti, miks raha on vähem.
Sest see oleks tähendanud süüdistada Tallinnat. Ja Tallinna ei saa süüdistada, kui pool su elanikest töötab Tallinnas. Viimsi vallas istus Krista endiselt oma lauas ja vaatas numbreid, mis ei paranenud. Rae vallas istus Toomas endiselt oma köögis ja mõtles valikutele, mida ta tegi. Tallinnas sõitis Liis endiselt bussiga, makstes 50 eurot kuus, vaadates inimesi, kes valideerisid oma rohelisi kaarte. Ja kõik nad teadsid, et miski ei muutu. Sest muutus nõuab julgust. Ja julgust ei ole. Aga oli üks inimene, kes tegi midagi, mida keegi ei oodanud. Andres, konsultant, kes oli loonud rohelise kaardi strateegia, istus ühel õhtul oma kodus Pirita rannas ja kirjutas kirja. Mitte avalikku kirja. Mitte ajalehele. Vaid isikliku kirja oma pojale, kes oli 21 aastat vana ja õppis ülikoolis poliitikat. Kiri oli pikk. Andres kirjutas kõigest. Ta kirjutas sellest, kuidas ta oli loonud süsteemi, mis manipuleeris inimeste emotsioone. Ta kirjutas sellest, kuidas ta oli valinud rohelise värvi, sest see oli Keskerakonna värv. Ta kirjutas sellest, kuidas ta oli soovitanud valideerimise kohustust, sest see lõi andmebaasi ja harjutas inimesi kuulekusele. Ta kirjutas sellest, kuidas ta oli koostanud protokolle, mis õpetasid, kuidas neutraliseerida kriitikat. Ta kirjutas kõigest. Ja lõpus ta kirjutas, ma ei tea, kas see, mida ma tegin, oli vale. Aga ma tean, et ma ei ole sellele kunagi uhke olnud. Ja ma tahan, et sa teaksid. Sest ühel päeval, kui sa teed oma valikuid, tahan ma, et sa mõtleksid sellele, mida need valikud tähendavad. Mitte ainult sulle. Vaid kõigile teistele. Andres pani kirja ümbrikusse. Ta ei saatnud seda kohe. Ta hoidis seda oma sahtlis 2 aastat. Ja siis, ühel päeval, kui tema poeg lõpetas ülikooli ja sai tööpakkumise poliitiliselt nõustamisfirmalt, andis Andres talle selle kirja. Poeg luges seda. Ja siis vaatas ta isa ja küsis, miks sa mulle seda annad? Andres vastas, sest ma tahan, et sa tead, mida see töö tähendab. Ja ma tahan, et sa valid teadlikult. Poeg võttis töö vastu. Aga ta kandis seda kirja oma rahakotis järgmised 10 aastat. Ja iga kord, kui ta pidi tegema valiku, kas öelda tõtt või öelda seda, mis klient tahab kuulda, võttis ta selle kirja välja ja luges. Ja mõnikord valis ta tõe. Mõnikord ei valinud. Aga vähemalt ta teadis, mida ta valib. Ja siis oli Edgar Savisaar. 2019 aasta kevadel, kui Savisaar ei olnud enam linnapea, ta oli kaotanud võimu mitte valimistel, vaid koalitsiooniläbirääkimistel, kus tema endised liitlased pöördusid tema vastu. Istus ta oma kodus ja vaatas televiisori ekraani, kus näidati uudist. Tallinna uus linnapea, noor naine uuest parteist, andis intervjuud. Ajakirjanik küsis, kas te plaanite tasuta transpordi kaotada? Naine naeratas ja ütles, ei. Tasuta transport on Tallinna identiteedi osa. Me ei kaota seda. Me lihtsalt muudame seda paremaks. Savisaar lülitas televisiooni välja. Ta istus vaikselt oma tugitoolis ja mõtles sellele, mida ta oli just kuulnud. Tallinna identiteedi osa. See oli see, mida ta oli tahtnud. Ta oli tahtnud luua midagi, mis kestab kauem kui tema ise. Midagi, mida ei saa enam tagasi võtta. Midagi, mis muutub osaks sellest, kes Tallinn on. Ja ta oli seda teinud. Tasuta transport ei olnud enam Edgar Savisaare projekt. See oli Tallinna projekt. See oli muutunud suuremaks kui tema. Ja see tähendas, et ta oli võitnud. Aga kas see oli võit? Savisaar ei teadnud. Ta istus oma tugitoolis ja mõtles kõigile neile inimestele, keda ta ei olnud kunagi kohtanud. Kristale Viimsis. Toomasele Raes. Liisile, kes maksis endiselt 50 eurot. Martele, kelle artiklit keegi ei lugenud. Karinile, kelle dokument jäi sahtlisse. Andresele, kes kirjutas kirja oma pojale. Kõigile neile inimestele, kelle elu oli muutunud selle tõttu, mida ta oli teinud. Kas nad olid õnnelikumad? Kas nad olid vabamad? Kas nad olid paremad inimesed? Savisaar ei teadnud. Ja ta mõistis, et ta ei saa kunagi teada. Sest poliitika ei ole kunst teada. See on kunst teha. Ja kui sa teed, siis sa ei näe kunagi kõiki tagajärgi. Sa näed ainult seda, mida sa tahad näha. Ja ülejäänu jääb pimedusesse. Kuid oli üks viimane dokument, mida keegi ei näinud.
Dokument, mis oli kirjutatud Tallinna linnavalitsuse arhiivi 2020 aastal, 7 aastat pärast tasuta transpordi käivitamist. Dokument kandis pealkirja Tasuta ühistranspordi projekti pikaajaline mõjuanalüüs. See oli koostatud uue linnavalitsuse tellimusel uute analüütikute poolt, kes ei olnud seotud Savisaarega. Dokument sisaldas numbreid, mida keegi ei olnud varem kokku pannud. Numbrid näitasid, et tasuta transport oli toonud Tallinnale perioodil 2013 kuni 2020 kokku ligikaudu 150 miljonit eurot lisatulu tulumaksust. Aga numbrid näitasid ka, et samal perioodil oli Tallinna ühistranspordisüsteemi kvaliteet langenud. Bussid olid vanemad. Trammid olid aeglasemad. Ummikud olid pikemad. Sest raha, mis oleks pidanud minema infrastruktuuri, oli läinud operatsioonikuludesse, tasuta sõitude katmisesse. Dokument näitas, et Tallinna elanikest, kes olid registreerunud perioodil 2013 kuni 2020, elas tegelikult linnas ainult 63%. Ülejäänud 37%, üle 30 000 inimese, olid fantoomtallinlased, kes kasutasid linnateenuseid, aga ei osalenud linnaelus. Nad ei käinud kohalike üritustel. Nad ei hääletanud kohalike teemade üle. Nad olid lihtsalt numbrid andmebaasis. Dokument näitas, et Harjumaa vallad olid kaotanud samal perioodil kokku ligikaudu 130 miljonit eurot. Ja et see raha ei olnud lihtsalt kadunud, see oli muutunud Tallinna võimuks. Võimuks ehitada. Võimuks otsustada. Võimuks kontrollida. Dokument lõppes soovitusega kaaluda tasuta transpordi mudeli ülevaatamist, et tagada süsteemi jätkusuutlikkus ja õiglus kõigi osapoolte suhtes. Aga dokument pandi sahtlisse. Sest uus linnapea mõistis sama, mida Savisaar oli mõistnud, et tasuta transporti ei saa enam tagasi võtta. See oli muutunud liiga suureks. Liiga oluliseks. Liiga identiteediks. Ja nii jätkus süsteem. 2021. 2022. 2023. Iga aasta tõi uusi registreeringuid. Iga aasta tõi rohkem raha. Iga aasta tõi rohkem võimu. Ja iga aasta tõi rohkem inimesi, kes ei küsinud, kust see kõik tuleb. Kes ei küsinud, kes maksab. Kes ei küsinud, kas see on õige. Sest küsimused on ebamugavad. Ja vastused on veel ebamugavamad. Ja mõnikord on lihtsam lihtsalt võtta roheline kaart, valideerida see, istuda bussi ja sõita. Sõita kuhugi, kuhu sa pead minema. Sõita tasuta. Sõita ilma mõtlemata, et keegi kuskil maksab selle kinni. Keegi, keda sa ei tunne. Keegi, kelle nime sa ei tea. Keegi, kes ei ole sinu probleem. Aga mis sai neist inimestest, kes maksid? Mis sai Kristast, kes istus Viimsi rahandusosakonnas ja vaatas numbreid, mis ei paranenud kunagi? Krista töötas seal veel 5 aastat. Siis ta lahkus. Mitte sellepärast, et ta oleks kaotanud usu. Vaid sellepärast, et ta mõistis, et usk ei ole piisav. Usk ei muuda süsteeme. Ainult võim muudab süsteeme. Ja Viimsis ei olnud võimu. Mis sai Toomasest, kes elas Rae vallas ja ei registreerinud end kunagi Tallinnasse? Toomas elas seal veel 10 aastat. Tema lapsed kasvasid seal. Tema naabrid kolisid ära, ükshaaval, otsides odavamaid kohti, sest Rae vald pidi tõstma makse, et katta eelarveauku. Aga Toomas jäi. Mitte sellepärast, et ta oli kangelane. Vaid sellepärast, et ta uskus, et kogukond tähendab midagi. Isegi kui kogukond muutub väiksemaks. Isegi kui kogukond muutub vaesemaks. Isegi kui kogukond ei võida kunagi. Mis sai Liisist, kes maksis 50 eurot kuus bussipiletite eest, samas kui teised sõitsid tasuta? Liis maksis seda veel 8 aastat. Siis ta kolis Tallinnasse. Mitte sellepärast, et ta oleks tahtnud. Vaid sellepärast, et ta ei suutnud enam maksta. Üür Saue lähedal muutus liiga kalliks. Palk ei kasvanud. Ja Tallinn pakkus odavamaid kortereid, tasuta bussi, võimalust elada. Liis registreeris end Tallinnasse. Ta sai rohelise kaardi. Ja esimest korda, kui ta selle valideeris, tundis ta midagi, mida ta ei osanud nimetada. Mitte rõõmu. Mitte kergendust. Vaid häbi. Häbi selle üle, et ta oli muutunud osaks süsteemist, mida ta oli kunagi vihjanud.
Mis sai Martenist, ajakirjanikust, kes kirjutas artikli, mida keegi ei lugenud? Marten jätkas kirjutamist. Ta kirjutas teistest teemadest. Korruptsioonist. Keskkonnaprobleemidest. Sotsiaalsest ebavõrdsusest. Aga ta ei kirjutanud enam kunagi tasuta transpordist. Sest ta oli õppinud, et mõned lahingud ei ole võidetavad. Mõned tõed ei muuda midagi. Ja mõnikord ainus, mida saad teha, on dokumenteerida ja loota, et ühel päeval keegi loeb. Mis sai Karinast, Rahandusministeeriumi nõunikust, kelle dokument jäi sahtlisse? Karin töötas seal veel 12 aastat. Ta koostas raporteid. Ta analüüsis numbreid. Ta tegi oma tööd. Aga ta ei rääkinud enam kunagi sellest, mis on õige. Sest ta oli õppinud, et õiglus ei ole küsimus, millele süsteemid vastavad. Süsteemid vastavad ainult küsimusele, kas see toimib. Ja kui see toimib, siis see jätkub. Isegi kui see ei ole õiglane. Mis sai Andresest, konsultandist, kes kirjutas kirja oma pojale? Andres jätkas oma tööd. Ta nõustas teisi kliente. Ta lõi teisi strateegiaid. Ta teenis head raha. Aga ta ei rääkinud enam kunagi sellest, mida ta tegi Savisaarele. Sest ta mõistis, et mõned asjad on paremad jätta öeldud. Mõned asjad on paremad jätta pimedusesse. Ja mõnikord ainus, mida saad teha, on kirjutada kiri oma pojale ja loota, et ta teeb paremaid valikuid. Ja mis sai Edgar Savisaarest? Savisaar elas veel mitu aastat. Ta ei olnud enam võimul. Ta ei olnud enam linnapea. Aga ta oli endiselt Edgar Savisaar. Mees, kes oli muutnud Tallinna. Mees, kes oli loonud süsteemi, mis kestis kauem kui tema ise. Mees, kes oli võitnud lahingu, aga kes ei teadnud kunagi, kas ta võitis sõja. Savisaar suri 2028 aasta talvel. Tema matustel oli tuhandeid inimesi. Mõned nutsid. Mõned plaksutasid. Mõned seisid vaikselt ja mõtlesid asjadele, mida nad ei osanud sõnadesse panna. Ja kui kõik olid läinud, jäi alles ainult küsimus, mis ta jättis järele. Ta jättis järele linna, kus ühistransport on tasuta. Ta jättis järele süsteemi, kus inimesed valideerivad rohelisi kaarte. Ta jättis järele andmebaasi, kus on üle 470 000 nime. Ta jättis järele naabervallad, kes ei ole kunagi taastunud. Ta jättis järele inimesed, kes usuvad, et tasuta on võimalik. Ja ta jättis järele küsimuse, millele keegi ei ole kunagi vastanud, kas see oli õige. Täna, rohkem kui 15 aastat pärast tasuta transpordi käivitamist, sõidavad Tallinna bussides endiselt inimesed roheliste kaartidega. Paljud neist ei mäleta enam Edgar Savisaart. Paljud neist ei tea, kuidas see kõik algas. Paljud neist ei küsi, kust see tuleb. Nad lihtsalt võtavad kaardi, valideerivad selle, istuvad bussi ja sõidavad. Sõidavad tasuta. Sõidavad ilma mõtlemata. Aga arhiivides, Tallinna linnavalitsuse keldrites, Rahandusministeeriumi sahtlites, Harjumaa valdade eelarvepaberites, Riigikontrolli raportites on tõde. Tõde selle kohta, kuidas üks mees, üks idee ja üks roheline plastikkaart muutsid Eesti kohalike omavalitsuste rahavood. Kuidas tasuta transport ei olnud kunagi tasuta. Kuidas see oli kinni makstud kellegi teise unistustest, kellegi teise koolidest, kellegi teise teedest, kellegi teise tulevikust. Ja küsimus ei ole, kas keegi maksab. Küsimus on, kes maksab. Ja miks me ei küsi seda kunagi valjusti? Võib-olla sellepärast, et vastus on liiga ebamugav. Võib-olla sellepärast, et vastus nõuaks meist midagi, mida me ei ole valmis andma, julgust tunnistada, et me oleme osa süsteemist, mis ei ole õiglane. Julgust valida kogukond isikliku kasu ees. Julgust küsida mitte ainult, mis ma saan, vaid mis ma võtan. Või võib-olla me lihtsalt ei taha teada. Võib-olla me eelistame uskuda, et tasuta on võimalik. Et keegi kuskil on piisavalt helde, et anda meile midagi ilma, et me peaksime millestki loobuma. Võib-olla me eelistame uskuda ilusat valet, kui elada ebamugava tõega. Aga tõde ei kao sellepärast, et me seda ei küsi. Tõde on endiselt seal, arhiivides, dokumentides, numbrites. Tõde on endiselt seal, Viimsi eelarveaukudes, Rae valla suletud koolides, Liisi 50 € suurustes bussipiletites. Tõde on endiselt seal, Krista väsinud silmades, Toomase vaikivas lojaalsuses, Marteni lugemata artiklis.
ja ühel päeval, kui süsteem lõpuks kokku variseb, sest kõik süsteemid varisevad lõpuks kokku, vaatavad inimesed tagasi ja küsivad, kuidas me seda ei näinud. Kuidas me lasime sellel juhtuda? Kuidas me uskusime, et tasuta on võimalik? Ja siis leiavad nad need dokumendid. Ja siis mõistavad nad. Aga kas see muudab midagi? Kas mõistmine minevikust muudab tulevikku? Või kas me lihtsalt kordame samu vigu, uute nimedega, uute kaartidega, uute värvidega? See on küsimus, millele ei ole vastust. Ainult valik. Valik, mida iga inimene peab tegema ise. Valik selle vahel, mis on mugav ja mis on õige. Valik selle vahel, mis on tasuta ja mis on aus. Valik selle vahel, kes me oleme ja kes me tahame olla. Edgar Savisaar tegi oma valiku. Ta valis võimu. Ta valis süsteemi. Ta valis tasuta transpordi, mis ei olnud kunagi tasuta. Ja ta võitis. Aga kas ta võitis seda, mida ta tahtis? Või kas ta võitis lihtsalt seda, mida ta suutis võita? Me ei tea. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Aga me teame ühte, et iga valik maksab. Ja keegi maksab alati. Küsimus on ainult, kes? Ja kas me oleme valmis olema need, kes maksavad? Või kas me eelistame olla need, kes võtavad? Roheline kaart on endiselt teie taskus. Validaator ootab endiselt bussis. Süsteem töötab endiselt. Aga nüüd te teate. Nüüd te teate, mis see maksab. Nüüd te teate, kes maksab. Küsimus on, mis te teete selle teadmisega?